See praegune ilm siin Tartu ja Otepää ümbruses on olnud ikka väga muutlik, et selline tunne nagu vahepeal Velsis oleks sõitmas, et sõidad mõned kilomeetrid ära, on paduvihm ja siis on jälle sirav päike, et pigem juba harjusime ilmselt sellega Shakedowni ja reede järgselt ära, et täna enam siin erilist suurt üllatust ei valmistanud. Pigem on lihtsalt see, et kui nüüd paljud klassi konkurendid stardivad oluliselt erinevast asupaigast, et siis on natuke keeruline võrreldamist. Eile me Raanitsa peal läkski natuke kehvasti. Me seal magasime mahapöörde maha, läks spinni ja tegelikult suri korra välja. Aga hoidsime tempot endiselt peal, et kaotasime, ma arvan, kuskil 8-9 sekundit sinna. Ja Vastsemaisa oli rahulikum katse, seal midagi erilist ei juhtunud ja siis tänased pigem katsetasime nüüd täna erinevaid seadistuse muudatusi, et me ei olnud eile rahul just nagu rööbastes käitumisega auto puhul, et juba palju tuli natuke selle autoga võidelda, et siis oleme täna just sellega tegelenud ja ma ütleks, et siiamaani suhteliselt edukad. Katsed on kiired ja ütleme nii, et sellisel kiirel rallil ikkagi peab toimuma võidusõit esimesest meetrist alates, et aega oodata ei ole ja tuleb ruttu olla löögivalmis. Konkurents on ikkagi ülitugev, et see kindlasti lihtsamaks asja ei tee, et oleme üritanud sõita nii kiiresti, kui me oskame ja üritame seda ka jätkata. Viimati sõitsime 8 aastat tagasi siin Rally Estonial või 7 või midagi sellist. Et sellest vanast Otepääst ei ole nagu midagi alles siin, et katsete iseloom on täiesti teistsugune ja legend ja kogu see asi on ikkagi täitsa midagi muud, mis on seni Eestis olnud. Et selles mõttes oli ta üsna väljakutsuv ja ega me ikkagi päris toime ei tulnud ka sellega täna, et selline amatööri tunne tuli peale, mida me ilmselt oleme ka täna. Et ei võtnud seda infot nagu niimoodi vastu, et väga intensiivselt tuleb neid detaile seal katse peal nagu vastu, et küll hüpped ja kurvid ja mingid kivid ja takistused ja nii edasi. Aga üldiselt on väga kihvt, mis on tehtud siin aastatega vahepeal. Me tulime lihtsalt siia, ma arvan, nädalavahetust nautima ja ilusat sõitu tegema. Eks ikka alati on võidumõte, aga kindlasti päris selle mõttega siia rallile ei tulnud, et kõigepealt oli ikkagi eesmärk lõppu jõuda. Katsed olid väga lahedad, aga hüpped olid sellised päris teravad, et neid päris ei teadnud, aga muidu olid toredad katsed. Ma arvan, et legend oli väga okei ja sõit ka sujus, et siin lõpus muidugi olid ikka üsna rööpas need teed, aga saime läbi. Ikka need vahelduvad olud on keerulised ja nendele vastav olla, aga ma ei tea, aegade põhjal ütleks, et isegi vihmaga suutsime teiste vastu, kes sõitsid kuivaga nagu väga okeilt sõita. Rada oli selles mõttes keeruline kindlasti, et need hüpete ja asjadega ja mõte oli ikkagi see, et hüpetel mitte ära lõhkuda ja proovida nagu seal, kus saab, siis sõita kiiresti. See andmine läks kohe lahti, et see linn oli selline lihtsam, et siin keegi ilmselt väga ei pingutanud, aga metsas läks ikka kohe sekundisse sõitmiseks, et eilne päev oli seal paari sekundilised vahed ja täna siis me üritasime hommikupoole natuke rünnata ka ja sealt tuli välja just. Viimased 2 katset olid natukene meie jaoks liiga rööplased, auto oli natuke liiga madal selle jaoks, aga muidu oli tee üldiselt väga heas korras. Üldiselt meil vedas, et täna hommikul esimene oli märg ja sadas, aga muidu üldiselt läks vihm napilt mööda kogu aeg meist. No Rally Estonia katsed kindlasti nõuavad teistsugust lähenemist, et need on võrreldes muude Eesti katsetega väga teenilised ja läksimegi selle mõttega peale, et hoiame autot otse ja ei hakka liiga lolli mängima, et 2 rallit enne seda olin ju sõitnud ja mõlemad need katkestanud tehnilise probleemid, et nüüd oli vaja lõpuni saada. Üllataval kombel tegelikult see reedene Raanitsa, siis esimene metsakatse kõige pikem tuli päris hästi välja, et selline hea rüpp tuli sisse ja mis nagu eriti positiivne on, et oma karjääri nii alguses suudan kohe legendi järgi sõita, et see on nagu väga positiivne. Ja siis tegelikult Raanitsal sai selline normaalne vahe sisse tehtud ja siis tegelikult see laupäevane päev nüüd täna oligi pigem selline hoidmine ja üritasin nagu samad tempot sõita, mis reede õhtul saavutada suutsin, et
et liiga palju üle ei tahtnud suruda ja tundub, et kandis vilja seekord auto jäi ka terveks. Üllatavalt keerulised katsed olid, et nii keerulisi kirjutamisi, et varem pole olnud, ma ütleks. Aga väga põnevad olid ja väga huvitav oli neid katseid sõita. Varemalt siinkandis olid üldiselt kiired laiad teed, aga praegu on ehitatud erinevaid metsaradasid, väga kitsad, ebatasane üles-alla viskab päris palju autot, nii et kohati läksid üsna rööpasse, nii et selline väga vaheldusrikas ja väga keeruline oli. Auto hakkab järjest selgemaks saama, et võib-olla peaks katsetama siin erinevaid muid lahendusi veel rehvide teemal, et me sõidame praegu üsna raske või laia rehviga selle autoga, et jõud ei käi väga üle. Et võib-olla peaks nagu katsetama sellise eriti pehme peal kitsamat rehvi. Woo!